kõik on tahtnud teada, mis siis juhtus. Mult varastati põhimõtteliselt ära pool mu elu. Et eelmine nädal käisime siis sõpradega Itaalias. Läksime siis Tallinnast autoga. Mul oli siis sõbral sükene Mercedese buss ja sõitsime siis läbi Läti, Leedu, Poola, Saksamaa, Austria. Ja käisime Münchenis, siis läksime Dolomiitidele, ronisime mingi väga laheda mäe otsa. Kõik oli nagu mega, trip oli mega, läksime Bolognasse, käisime pidudel, väga lahe oli, vaatasime jalkat. Ja siis me otsustasime minna Veneetsiasse. Oh my god. Ma olen Veneetsias varem käinud, aga mitte autoga. Ja siis me mõtlesimegi, et kuna seal on nagu... Ja kuna seal ei ole vaata autoteid, siis me mõtlesimegi, et me ei hakka sinna sisse sõitma. Et seal on ilmselt väga kallis parkimine. Et me pigem jätame nagu teisele poole silda. Ja me panime lihtsalt mingi suvalise tänavale, kus parkimine isegi ei maksnud. Ja läksime siis, kõndisime trammi peale, sõitsime üle silla, veetsime ühe päeva siis Veneetsias, mega tore oli. Kõik oli hästi, kõik oli mega ja siis me tulime tagasi ja me kõnnime ja ma olin kõige esimene. Ja ma nägin, et kaugelt, et bussil nagu võsapoolne uks on lahti. Ja see tunne, mis läbi käis, oli nagu väga haige, see oli nagu masendav. Läksime kohe sisse, vaatasime, mis kadunud on. Meil oli kaasas kuskil 12-13 kotti, isegi mingi paar kohvrit ka. Meid oli kokku 6 inimest, aga me enamus võtsid mingi 2 asja ja meil olid veel sõbra õe asjad ka. Ja läinud oli siis minu kott ainukesena. Ja siis oli ka sellest autokonsoolist, mis sul siin käe kõrval on, sealt oli võetud autodokumendid, siuke nagu raamat, kus olid mõned mingid Eesti mootorrattad ka. Ja siis ühe inimese pass oli ka seal. Õnneks tal oli ID-kaart kaasas, ehk siis ta sai ilusti tagasi Eestisse. Aga minu kott võeti. Mul oli 2 kotti, mult võeti siis see kott, kus sees oli tehnika. Ehk siis mu arvuti, mu AirPods Maxid, mu mingi arvuti hiir, mu mingi kõik laadijad, mul nagu kõik asjad, mis mul olid seal kotis. Suht putsis. Käisime Veneetsias, tulime tagasi, jätsime auto kuhugi, ma ei tea kuhu, uks oli lahti. Ja ainus asi, autodokumendid on läinud, eks me ei saa kuidagi Eestisse. Ja minu kott, kus sees oli nagu läpakas, kus sees oli veel, kotis oli mingi AirPods Maxid, 36 cam, kokku mingi 5-6 euro eest umbes. Ja valtsi pass ja kaardi ja need autodokumendid. Ei tea, me läheme nüüd kuhugi politseisse avaldust tegema. Aga mu insurance isegi ei coveri nagu nii palju, kui see kott oli väärt. Hooked. Game of Skate'i. Ma ei tea, see koti väärtus oli mingi üle 6000 euro. Ja see ei olnud väga tore moment. Ma olin selle arvuti ostnud nagu just uuel aastal. Ehk siis kui ma olin Malaisias, siis ma ostsin selle arvuti. Selle arvuti väärtus on mingi 4,7 tuhat äkki. Ja AirPods Maxid ka mingi 650 ja nii edasi, need teised asjad ka. Ja millest mul on nagu kõige kahju on see, et seal oli mu kõvaketas. Ma ei tea, miks ma selle kaasa võtsin. Aga selle kõvaketta peal oli nagu kõik, nagu reaalselt kogu mu elu. Nagu 10 aastat contenti. Nagu mingid üritused, mis ma olen korraldanud, kõik need pildid, kõik need aftermovie'd, sõpradega mingid pildid, videod, mu sünnad, reisimised, perega, kui ma olin väikene, rula mingi võistlused, kõik, mingi gym progress content oli ka seal peal, nagu kõik oli seal peal. Ja mul ei ole nüüd nagu mitte midagi, nagu 0. Nagu see on nii perses, ma isegi ei saa oma lastele näidata, mida ma nagu noorena tegin. Nad näevad pilte, mis hakkasid siis, kui ma olin 20 aastane. Ehk siis kõik, mis enne seda oli, seda lihtsalt ei ole. Mingid esimesed peod, nagu kõik mingi... Ja ma tean, te ütlete, et miks sul ei ole mingi pilve. No, ma ei tea, mulle meeldib see kõvaketta süsteem, see on suht nice. Ma saan ära sorteerida paremini asjad ja seal on mingi failid ja kõik muu paska ja väga suured asjad ka. Ehk siis, ja mul ei olnud
mul ei olnud koopiat tehtud, ma mõtlesin teha reaalselt. Aga kuna mul oli veel veits mingit content'i vaja nagu tõmmata telost kõva kettale, siis ma mõtlesin, et davai, ma tõmban selle kõik ära ja siis ma teen koopia, et ma ei hakka enne tegema. Aga jah, see ei olnud väga hea mõte. Igatahes, jah, elu õpetab. See pani nagu, see moment pani nagu täiega mõtlema, et kui hea on ikka Eestis elada. Meil ei ole mingi immigrante, kes lihtsalt on nagu pahatahtlikud inimesed, kes tulevad ja lihtsalt nagu muravad su autosse sisse ja võtavad su asju. Ja no ise oled ka targem nüüd, et ma ei tea, ma loodan, et te õpite nagu minu veast, et ärge kindlasti jätke autot kuskil reisil, kus on asjad sees, nagu mitte kuhugi, kus ei ole mingi kaameraid, järelevalvet ega midagi. Ma pigem maksab kas või 100 eurot mingi parkimise eest. Vähemalt see kaotan mingi 6 tonni nagu. Mul on kindlustus ka, aga no kindlustus on kuskil 1000 eurot. Nii et uued klapid võin endale osta, aga väga midagi muud ma ei saa. Ja jah, nüüd on nagu nädal möödas, mul on veits nagu chillim olla. Aga esimesed päevad oli ikka päris masendav. Ma reaalselt mõtlesin, et mida ma teen nüüd. Aga no elu läheb edasi, tegelikult ei ole hullu, lihtsalt veits kurb. Aga jah, kui teil on mingeid sarnaseid momente reisidel olnud, siis võite kirjutada alla. Tahaks ka lugeda, mis teil juhtunud on. Aga davai.